Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. No nii, tere kõigile jälle, ma olen ülihappy, et jälle tuled kuulama siin, et saada targemaks just trenni ja fitnessi ja toitumisteemadel, sest täna saab olema väga põnev episood. Ma arvan, et see on selline episood, millest mina ei ole väga Eestis vähemalt kuulnud, et keegi räägiks sellistel teemadel, aga samas see on nii levinud müüt ja ma mõtlesin, et ma räägin siis lahti, et kuidas päriselt asjad on. Ja see on selles mõttes kasulik tegelikult igale nii-öelda treenijale, sest ma arvan, et iga inimene on seda juba tundnud. Aga räägin siis täpsemalt, mis tänane teema on. Täna me räägime sellest, et kas sa pead lihast tundma selleks, et oleks hea trenn või et nii-öelda lihas kasvaks. Ja mis ma selle nii-öelda trenni või lihastunnetuse all mõtlen, ongi just see, et kui sa tunned, et peale seeriat on siuke, et see lihas täiega põleb, onju. Kindlasti sa oled seda juba tundnud, et teed täiega mingi raske seeria, onju, siis tunned, kuidas nagu, ikka korralikult annab tunda, onju. Ja see ongi see nii-öelda lihastunne, millest me täna räägime. Sest paljud arvavad, et selleks, et nagu oleks korralik trenn, sul peab ikka täiega see lihastunne olema. Mina ütlen teile seda, et mina oma trennide ajal väga harva tunnen seda. Aga sellegipoolest on mul päris suured lihased, vähemalt enda arvates. Ehk siis täna me räägime sellest nii-öelda müüdist natukene, et mis see lihastunne üldse on, miks see sageli tegelikult petab inimesi, mis siis päriselt kasvatab lihast või kas on äkki see on vajalik, ma ei tea, küll saate varsti teada ja kuidas siis targalt treenida. Ja enne kui me hüppame teemasse, siis palun ole hea, kui sa tunned, et see episood on sulle väärtust toonud, et sa oled saanud targemaks, et sa oled midagi õppinud, siis ole hea, jaga seda vähemalt ühe sõbraga või sõbrannaga, et ka see inimene saaks targemaks ja et minu sõnum jõuaks rohkemate inimestele. Ja kui sa tahad olla eriti äge, siis ole hea, pane enda Instasse mingi story, et sa kuulasid seda episoodi ja tag'i mind ära. Alati, kui te seda teete, siis mul on nagu nii hea meel või kui üldse te saadate mulle mingit tagasisidet minu episoodide kohta, siis mulle täiega meeldib see ja see annab tohutult palju motivatsiooni ja energiat juurde, sest muidu on ju tore küll iseendaga siin rääkida, aga tegelikult on ju tore, kui ma näen, et päriselt on ka kasu sellest, mis ma siin teen. Nii et ole hea, jaga seda oma sõpradega. Aga nüüd juba hüppame episoodi ja räägime siis sellest, et kust üldse tuleb see müüt, et see, et kus sul on siuke põlev mõnus tunne lihases, et siis see tähendab seda, et oli korralik trenn ja lihas nüüd täiega kasvab. Põhimõtteliselt on see selline nagu vana mõtteviis, ütleme nii, mis siis vanadelt kulturistidelt on tulnud, et kes siis on täiega teinudki selliseid trenne, kus nad täiega tunnevad seda lihast ja täiega põleb ja suur pump on olemas, aga tegelikult teadus on edasi arenenud, teadus on jõudnud selle arusaamiseni, et tegelikult lihaskasvu jaoks seda ei ole üldsegi vaja. Ehk siis ka kui need mehed ja naised, kes vanasti rääkisid, need kulturistid nii-öelda, kellel oli täiega see lihastunne ja põlemine, et nad oleksid lihas kasvatanud ka ilma selleta. Aga räägime sellest, et kus see lihastunne või see põlemise tunne üldse tuleb. Ja ka sellest, et miks ei võrdu siis lihaskasvuga. See lihastunne tekib sageli sellest, kui sa teed kõrgeid või palju kordusi, ehk siis teedki mingi 15 kordust või midagi siukest. Näiteks hästi tihti ma olen näinud seda mingitel hiidtreeningutel või oma keha raskusega treeningutel, kus sa mõtled, et täiega teed nagu trenni, teed seal mingi oma 20 kordust keha raskusega, tunned, kuidas täiega lihas põleb, aga kui me vaatame neid inimesi, kes teevad ainult oma keha raskusega trenni kodus, et kui suured lihased neil päriselt on.
Nad võivad olla nagu peenikesed, aga seal on see toitumise pool, aga palju neil päriselt lihasid on. Siis tekib lihastunne siis, kui sa teed lühikese pause. Ehk siis, et sa teed ühe seeria ära, kohe teise otsa. Kohe räägime ka sellest, miks see lühikestes pausides tekib. Siis vahepeal on käinud see läbi, et peaks tegema hästi aeglaselt mingit nii-öelda kordust. Et a la, et kükist lähed mingi 10 sekundiga alla ja siis 5 sekundiga üles jälle. Mingid siuksed teemad on ka vahepeal läbi käinud. Ka siis tekib see nii-öelda põlemise tunne lihastes. Siis, kui sa hoiad oma hinge kinni, siis tekib ka suurem selline põlemistunne. Ja siis, kui sa hoiad pikemalt lihast lühikeses asendis, mis see lühikene asend on? Näiteks puusatõsted on ju, algasend on see, et sa oledki nii-öelda sirge, eks ju. Ehk siis see on see algasend, see lihas, tuhara lihas, mis siin all on, et see on lühendatud asendis. Kui sa siit nüüd alla lähed, eks ju, ütleme, et siin on see tuhara lihas, on ju. Sa lähed siit alla, siis tekib siia tuhara juurde see venitus. Ehk siis oleme venitatud asendis. Aga lihastunne tekib siis rohkem, kui me oleme selles nii-öelda lühendatud asendis. Ja räägime kohe ka sellest, miks see nii on. Et need on siis mõned näited, et miks või kust, mis põhjusel tekib meil rohkem see nii-öelda lihastunne. Ja kõik need asjad vallandavad siis piimhapet, metaboliitide kuhjumist ja tekitavad ka rohkem sellist nagu pumptunnet. Aga, kallis kuulaja, see ei tähenda seda, et sul lihas ka kasvab. See tähendab lihtsalt, et sul on see põletustunne seal, lihastunne. Ja miks see lihastunne üldse tekib või siuke nagu põletav tunne? Ongi just esimene põhjus on siis, et tekib piimhape ehk siis laktaat, sest lihasel ei ole piisavalt palju hapnikku ja energiat ja kogunevad ka fosfaatid ja ammoniaak, mis tekitavad siis seda väsimustunnet. Ehk siis tekib see piimhape, mis tekitab põletamistunnet, vesinikioonid, fosfaadid, ammoniaak ehk siis tegelikult see on justkui keemiline reaktsioon sinu lihastes, aga see ei ole mehaaniline reaktsioon sinu lihastes. Et seal ei teki seda mehaanilist või seal ei pruugi tekkida seda mehaanilist pinget, mis on oluline lihaskasvu jaoks. See tekib keemiline reaktsioon sinu lihastes, mis tekitab põletava tunde. Kas saate sellest nagu vahest aru? Üks on mehaaniline, teine on keemiline, mingid ained sinu kehas teevad mingid magicud ja siis tekib mingi tunne. Aga see ei tekita siis seda kasvustiimulit. Et see lihtsalt tekitab seda pump, ma ei teagi, kuidas eesti keeles on. Et pump on siis see, et sul põhimõtteliselt vesi jõuab lihastesse, lihased näevad suuremad välja, sul on tugevam lihastunne ja sul tekib tunne, et issand, ma ei jaksa enam, kuigi tegelikult võib-olla veel jaksad. Siis on ainevahetuslik väsimus. Ehk siis jällegi see ongi täpselt, põhimõtteliselt see ongi see, mis siin nagu tekib, et kui meil tekib see laktaat, vesinikioonid, fosfaatid, ammoniaak, see ongi see keemiline ainevahetuslik väsimus, mis meil tekib. Et meil ei teki see väsimus siis koormusest. Ehk siis see nii-öelda lihastunne on suur, aga see kasvustiimul on väike ja meil tekivad ja see lihas ei kasva siis nii palju. Ja mis ma siin ka veel tahtsin ära märkida, just selle pump kohta. Kohe ütlen teile. Ma juba rääkisin selle ära. Väike error tekkis.
ehk siis jah, selle pumpi nii-öelda rääkisin juba ära, et see on lihtsalt vesi, mis tekib sinu lihastesse, mis aga ka ei tähenda seda, et sul on mingi hullult lihaskasv ja see on nüüd see, mis on nagu kõige olulisem. Mul alati ei teki pump lihastesse, et see täiesti nagu sõltub päevast. Aga mis siis veel tekib, on, vabandust, ma haigutasin. Vot see on see, kui sa iseendaga nii pikalt räägid. Aga mis siis veel tekib just selle keemilise poole pealt kehas on kaltsiumioonide kuhjumine. Ja mida see siis tähendab? Lihas töötab just nende kaltsiumioonide nii-öelda abil. Et kui mingi seeria näiteks on liiga pikk, et näiteks sa teedki seal oma mingi 20 kordust või niimoodi, siis lihas vajab terve aeg neid kaltsiumioone. Ja kui see seeria on liiga pikk, siis meie keha ei jõua eemaldada neid kaltsiumioone ja tekivad ensüümid, mis isegi võivad kahjustada lihasrakke. Ehk siis seeläbi taastumine tegelikult halveneb, aga jällegi sul tekib see tunne, nagu justkui lihas töötab rohkem, aga tegelikult võib see isegi vastupidiselt töötada. Ehk siis räägime sellest, mis siis päriselt lihast kasvatab. Võib-olla korra veel võtame selle teema kokku, et mis see lihastunnetus või lihaspinge siis on, ongi põhimõtteliselt väga lihtne selgitus. See on lihtsalt keemiline reaktsioon sinu kehas. Aga selleks, et lihas kasvaks, on vaja mehaanilist pinget. Ehk siis lihas kasvab siis, kui koormus on raske, kui viimased kordused on rasked. Ehk siis, kui sa tunnedki, et sa pingutadki päriselt nii palju, et kurat enam ei jaksa. Et need viimased 2-3 kordus on siuksed, kus on niimoodi pead punnitama, aga tehnika peaks olema õige. Alati ei pruugi ja mina isegi nõustun sellega, et kui seal viimane või eelviimane kordus on siuke natuke mustema tehnikaga, siis see on ikkagi parem, kui panna väiksem raskus. Näiteks puusatõsted jällegi. Mina tean, et ma suudan 6 kordust näiteks väga ilusti teha. Ma tean, et mul need viimased 2, ma ei suuda need puusad enam nagu täiesti maksimaalselt üles tõsta, aga minu jaoks see on okei, sest ma tean, et läbi selle mu lihased ikkagi kasvavad rohkem kui see, et ma paneksin väiksema raskuse. Ehk siis need viimased kordused peavad olema rasked. Ja miks siis soovitatakse teha vähem kordusi, on see, et kui sa teedki näiteks seal oma mingi 20 kordust, sa tegelikult juba väsitad oma keha keemiliselt nii ära, et sa ei jõuagi sinna nii-öelda mehaanilisse väsimusse. Et sa ei jõuagi sinna maani, kus sul need viimased kordused oleksid rasked, sest keemiliselt su keha on juba nii väsinud. Jah, öeldakse, et lihas kasvab 6-30 kordust tehes, et on mingid uuringus, kus öeldakse, et jah, kuni 30 kordust on nagu okei. Kas see praktikas päriselt nagu, okei, uuringud on uuringud, neid tuleb usaldada, aga jällegi siis mul on see küsimus, et palju sul aega on, et seal jõusaalis teha 30 kordust. Ja kas sa siis päriselt teed oma selle maksraskusega? Ja mis on veel oluline siis selleks, et lihas kasvaks? Ongi just see, mis ma ka lõpus siin mainisin, et liigutus võiks või peaks olema tehniliselt õige, et sa kontrollid seda, et sa ei viska lihtsalt raskusi kuhugi ja need ei lenda lihtsalt kuhugi. Ja oluline on see, et lihas saab koormust ka venitusasendis. Ehk siis, kui ma rääkisin sellest, et meil tekib see lihastunne rohkem lühendatud asendis, siis tegelikult iga lihas peab saama ka selle venitava asendi kätte. Et siis ta ka kasvab. Muide, mul on plaanis teha üks episood ka, sest
mõned lihased kasvavad paremini just venitatud asendis, et kui me keskendume just sellele, et oleks rohkem suurem venitus, kui siis see, et meil on see lühendatud asend. Et mõned lihasgrupid, nii-öelda neil on rohkem vaja neid lühendatud asendid, kui siis need venitatud asendid või selles mõttes, et võiks rohkem fookust panna sellele. Mõned masinad on raskemad, a la näiteks, kui me räägime piitsast, väga lihtne, on ju. Kõige raskem on, kui sa teed näiteks piitsa, on ju, kõige raskem on seda siit üles saada, eks ju. Siin on see kõige raskem, kui siin kuskil keskel on see kõige raskem punkt, on ju. Siin on ta juba lihtne, on ju. Et ja nii-öelda vastavalt sellele, see võib minna väga detailidesse, aga vastavalt sellele võiks siis valida nii-öelda masinaid, et vastavalt sellele, kuidas lihas siis paremini kasvab, kui su eesmärk on lihaskasv. Aga sellest juba mõnes järgmises episoodis. Võib-olla tundus segane, aga küll ma siis lahti selgitan, et mis see venitatud ja lühendatud asend nii-öelda tähendavad ja milliseid lihaseid tuleb kus rohkem treenida. Aga tulles tagasi teema juurde, et mis siis seda lihast kasvatab, et ongi see mehaaniline pinge, on ju, ja miks siis need kõrged kordused ei tööta, ongi just see, et enamus kordused on nii-öelda tühjad, siis tegelikult lihtsalt väsitad ennast ära, mehaaniline pinge väheneb, kaltsiumioonid kuhjuvad ja ka see närvisüsteem tegelikult väsib ära. Et see on ka nagu hästi naljakas tegelikult, et mul mõni klient siin ka on öelnud, et nagu vaata, et lihas nagu jaksab, aga pea ei jaksa. Et see ongi see, et tegelikult su närvisüsteem väsib ka ära. Et see on hästi põnev minu arust, et kui palju nagu mõjutab seda või mitu nagu faktorit tegelikult mõjutavad seda, kui palju või kui hästi sa mingit raskust tõstad. Tegelikult ei ole ainult see mehaaniline pool, et see jõu osapool, vaid ongi see, mis sul peas on, see, kuidas sul kehas nagu kogu see nii-öelda keemiline ainevahetuslik pool on, see, kui palju sul energiat näiteks on, näiteks kas sa oled söönud või ei ole söönud, on ju. Väga lihtne näide, et kui sa ei ole päev otsa söönud, lähed õhtul trenni, sul on vähem energiat, sa ei suuda nii suurt raskust tõsta, kui see, et sa oled söönud. Kas see tähendab siis seda, et sul ei ole piisavalt palju jõudu või sa oled nõrgem? Ei tähenda. Sul lihtsalt ei ole energiat, mida vahetada selle vastu, et seda raskust tõsta. Sest me ju kogu aeg, nagu mitte midagi ei ole tasuta siin maailmas, on ju, et sa ju ka vahetad enda energia mingi asja vastu. Vot. Ja mis, ma tahan mõned näited ka tuua selle koha pealt, et mis on võib-olla sellised levinumad nagu harjutused, mis justkui, kus sa tunned, see on maailma parim harjutus, aga sul lihtsalt tekib rohkem seda nagu lihastunnet, aga tegelikult see ei pruugi võib-olla lihaskasvu tekitada. Nagu näiteks, toon siin näiteks puusatõsted versus kükk. Ilmselt sa puusatõstel tunnetad oma tuharalihast rohkem. Sellepärast, et ta on üldiselt, oled rohkem selles lühikes positsioonis, et sa ju hoiad natuke pikemalt seda nii-öelda sirgena ja siis lähed jälle alla, on ju. Aga sa alla minek, sa teed seda ainult korraks, on ju. Kükk üldiselt inimesed ei tunne nii palju tuharalihastes kui siis nelipealihases. Aga tegelikult ka kükk kasvatab tuharalihast väga hästi. Et mis sest, et sa võib-olla ei tunne seda nii palju. Et ta muidugi koormab nagu nii-öelda seda tuharalihas natuke teistmoodi kui siis puusatõsted. Et puusatõstes on siis rohkem siin lühendatud positsioon, kükis on rohkem venitatud positsioonis.
mõlemad on jumala head harjutused, mina soovitaks panna igal juhul puusatõsted ja mingi kükiveritsiooni sisse. Ei pea olema tavaline klassikaline kükk, võib olla ka jalapress või siis mingid käärküki versioonid, aga mõlemad on väga-väga head, mis sest, et võib-olla ühes või teises tunnetad nagu lihast rohkem. Siis ülihea harjutus on reiekõverdused. Ja seal on 2 varianti, eks ju. Paljudes jõusaalides kusjuures ei ole, et kõige klassikalisem on lamav reiekõverdus, aga näiteks Sparta spordiklubis on ka istuv ja mõnes tegelikult seal gym'is on ka 24/7 fitnessis. Mina nendes, kus ma olen käinud, ma ei ole näinud istuvat reiekõverdust. Reiekõverdus on siis see, millega me teeme need hamstringilihased siit tagant, et kus sa siis istud ja surud alla. Nii-öelda on see, mis teevad nelipealihast, kus sa surud ülesse, aga seal me siis surume alla ja teeme seda tagumist külge siin. Ja tegelikult on, ja see on päriselt nii-öelda teaduslikult põhjendatud on ju, või öeldud, et tegelikult on istuv reiekõverdus parem kui lamav. Ja kuigi lamavas, vähemalt ka minul, mis on hästi naljakas, lamavas, mul on 10 korda parem lihastunnetus, ma tunnen seda lihast 10 korda paremini kui istuvas. Aga mis on istuvas reiekõverdusmasinal, on see erinevus, on see, et sul on juba algpositsioonis suurem venitus hamstringi lihases. Et kui sa lamad, on ju, võtame jälle minu selle tore käe, on ju, siin on pea, kõhuga oled selle aluse peal, on ju, siit lähevad, siin on tuharalihased, on ju, ja siit lähed alla ja siis siit tõstad neid jalgu, on ju. Need, kes vaatavad YouTube'is, need näevad, on ju, ühesõnaga tõstad neid jalgu siit tagant, on ju, aga maksimaalne see venitus läheb üle tuharalihaste, ehk siis, aga siin sul ei ole ju isegi mitte 90 kraadi tuharalihastes, vaid mingi 110 kraadi umbes oled siis puusades painutuses, on ju. Ehk siis siin on venitus, aga nüüd kujuta see sama asend ette, et sa istud ja sa istud ju tegelikult peaaegu, mitte päris 90 kraadi, aga peaaegu 90 kraadi, mis tähendab seda, et istudes meil on ju ka tegelikult kogu aeg venitus hamstringi lihaselt. Ehk siis, ja see on see harjutus, mis nüüd tõesti, kus istuv reiekõverdus on parem just tänu sellele, et meil on juba algpositsioonis hamstringi lihases suurem venitus. Ehk siis meil on tegelikult see pikem liikumine. Vot, võtame ühe näite veel, mis on jällegi, kuna enamus, kes mul siin kuulevad, on ju naised, on ju. Ma eeldan valesti. Tegelikult mega cool oleks see, kui mingi hetk see podcast ongi päriselt nagu mingi fitness inimeste nagu podcast ja ka mehed kuulaksid seda, sest ma tegelikult tahan anda nagu sellist üldväärtust. Küll me oleme rohkem naiste teemadel siin just külalistega rääkinud, aga selles mõttes, et tegelikult ma arvan, et need teadmised siin on kasulikud kõikide. Aga võtame 3. harjutuse veel, kickbackid. Ja nüüd ma räägin ühte lugu. Ei, ma ei räägi seda lugu. Ühesõnaga, ma ei räägi seda lugu. Korra mõtlesin, et ma räägin, aga ma ei räägi seda lugu. Ma lihtsalt selgitan teoorias ära. Et kickbackid näiteks on ka väga populaarne harjutus. Räägitakse, et see väga palju aitab tuharalihasel kasvada ja see ongi päriselt nii, aga jällegi mitte sellepärast, et sul tekib seal see mõnus põletustunne. Seal seda tekib, siis jällegi kõige raskem hetk, kui sa teed kickbacki, on see, kui sul jalg on taga, siis on see raskus kõige suurem,
mis tähendab seda, et lühendatud asendis on kõige raskem, mis jällegi, nagu me rääkisime, lühendatud asendis meil tekib pigem see nii-öelda lihaspõlemine. Aga tegelikult jällegi ei pruugi see olla selles mõttes nagu ta on, ma ei taha, mitte ükski harjutus ei ole tegelikult halb harjutus. Lihtsalt küsimus on nagu selles, et mis su eesmärk on, ja paljud lihtsalt teevad kickbacke selle lihastunnetuse pärast, aga mitte lihaskasvu pärast. Et selles mõttes, sest seal üldiselt jällegi inimesed ei tekita ka seda venitusasendit. Ehk siis näiteks miks mina, kes on mind näinud tegema kickbacke ja kes on minu kliendid ka, need teavad, et mina teen kickbacke natuke teistmoodi kui võib-olla tavapäraselt. Just sellel põhjusel, et mina tahan tekitada rohkem seda venitusasendit seal. Ehk siis mina panen kickbackil selle jala nii-öelda või mis see nüüd on, ploki kõrguse, panen natuke kõrgemale, peaaegu puuse kõrgusele, et tegelikult mu algasend ei ole mitte sirge jalg, vaid on kõverdatud jalg. Et ma tunnen juba seal on tegelikult mu tuharalihas venituses ja siis ma lähen jalaga taha. Mitte see, et mul on see plokk, nii-öelda jalg on, ploki kõrgus on siis täiesti nagu allpool, sest siis mul ei teki mitte mingi pinge jalale ja ma alustan sirge jalaga, kus ei ole absoluutselt venitatud asendit tuharalihasel, ehk siis tegelikult justkui teed ainult pool kordust. Aga siiski ka siis, kui sa tõstad selle nii-öelda sirgelt nii-öelda 0 kraadi pealt, siis ütleme nii, tõstad selle jala taha ja teed seda 10–15 korda, sul tekib ikkagi see lihaspõlemine. Aga kui sa nüüd teeksid seda sama harjutust niimoodi, et sa tõstad jalga natuke ülespoole, et sul oleks 90 kraadi nii-öelda nii siis puusa ja jala suhtes, kui ka siis põlve ja nii-öelda varvaste suhtes põhimõtteliselt, et justkui siuke nii-öelda jooksuasend põhimõtteliselt, et see tekitab seda nii-öelda venitust tuharalihases, siis sul on see suurem venitus ja siis on ta ka lihaskasvu jaoks palju efektiivsem. Et ei ole lihtsalt see tore, et jah, et tunnen hullult seda põlemistunnet, vaid päriselt ka nagu tõuseb lihasmass. Vot. Ja siis, mis ma veel tahtsin, üks asi on ka see, et kuna see on hästi palju nagu viimastel aastatel või võib-olla praegu on vähem, aga mingi hetk see oli hullult teemas. Ilmselt ongi see, et üks mingi äge uuring tuli välja ja ütles, tehke täiega aeglaselt neid harjutusi, et siis nagu täiega lihas kasvab. Aga selle aeglase tempoga on see, et jah, see tekitab jällegi seda lihastunnet, aga see vähendab mehaanilist pinget ja pikendab pigem lihtsalt seeriad, mis siis tegelikult väsitab su keha teistmoodi lihtsalt ära ja sul ei teki seda lihaskasvu. Jällegi, me räägime siin kõik ainult lihaskasvu perspektiivist. Kui me räägime sellest, et me tahame saada, ma ei tea, maratoni jooksjaks, siis me võib-olla räägiksime natuke teistmoodi, sest maratoni jooksjal ei ole oluline see, et tal oleks suur lihas. Maratoni jooksjal on see, et tema lihas, see oluline, et tema lihas peaks piisavalt kaua vastu. Ehk siis tema võib-olla peakski tegema rohkem kordusi, sest tema väsitab seda, temal joostes ju ei teki sul üldiselt mehaaniline väsimus, vaid üldiselt tekibki sul see keemiliste reaktsioonide tõttu nagu väsimus. Ehk siis tema tegelikult peakski rohkem kordusi tegema. Aga siin me keskendume reaalselt ainult lihaskasvu peale, sellepärast see on enam või mitte enamus, aga suurel osal eesmärk, kui nad lähevad jõusaali, et nad tahavad lihast kasvatada. Vot, et see lihtsalt nagu siin jällegi kommentaariks, sest jällegi iga kord, kui me oleme jõusaalis, ka mina vaatan teisi inimesi, mõtlen, mida kuradit see tüüp seal teeb, ta teeb täiega valesti, aga siis ma mõtlen, et
aga sõltub ju tegelikult, mis ta eesmärk on. Et võib-olla see, et sa nüüd, ma ei taha jälle seda meeste näidet tuua. No ühesõnaga, see, et sa teed kuidagi teistmoodi mingit harjutust, kui sa just ei vigasta ennast sellega. Võib-olla see ongi sinu eesmärk, sest me kunagi ei tea, mis need eesmärgid on. Kui sa just ei tea seda inimest, on ju. Et mina räägin puhtalt selle eesmärgiga, kui meil on lihaskasv eesmärk. Vot, ja ma räägin korra seda ka ära, et millal see lihastunne on kasulik, sest ütleme, ma ei taha öelda, et see lihastunne on halb asi. Ära sa valesti aru, see kindlasti ei ole halb asi, lihtsalt minu silmis seda on natuke, see on natuke ülehinnatud, sul ei ole seda selleks vaja, et lihas kasvab. Jah, mul on seda ka vahetevahel, aga enamus harjutustel mul seda ei ole. Ja väga harva tekib just see nagu piimhappest tekkinud nagu lihasse põlemine ja ka lihased mul ei ole üldiselt valusad ka peale trenni. Et kas see ei ole näitaja selleks, et mul nüüd lihas kasvaks? See ei ole oluline. Jah, muidugi see näitab mingil määral, et sa pingutasid, on ju, aga jällegi küsimus selles, et kas sa pingutasid nüüd selleks, et lihaskasvu tekitada või sa pingutasid sellepärast, et lihtsalt lihas nagu väsis ära. Vot, aga kus see lihastunne on siis kasulik? Mida ma üldiselt teen ka enda klientidega ja mida ma soovitan ka teistel teha, on see, et kui sa oled algaja, alusta väikeste raskustega, siis on jah, see lihastunne nagu oluline või parem, sest see annab sul arusaamise, millist lihast sa üldse kasutad. See näiteks ka, et kui me näiteks teeme lat pull downi, on ju, ehk siis, et sa tõmbad ülevalt kangi alla, siis me võime seda fookusega teha selliselt, et me kasutame rohkem biitsepsit, ehk siis käelihast, on ju. Me võime seda sellise fookusega teha, et me kasutame rohkem lätti, ehk siis seljalihast, seljalai-lihas on see vist eesti keeles. Ja kui me teeme seda kerge raskusega ja me väsitame justkui nagu seda keemiliselt lihast ära, siis me tunnetame paremini, et millist lihast me tegelikult kasutame. Ja kui sa oled algaja, sa ei pruugi teadagi, millist lihast sa millise masinaga pead kasutama. Ehk siis mina ka alati, kui mul tuleb mingi uus klient, eriti kui ta on algaja, et alustame väikeste raskustega, lihtsalt, et saada tehnika paika, et saada aru, millist lihast üldse vaja kasutada ja siis me saame neid raskusi tõsta, et tekiks ka see mehaaniline pinge. Vot, siis kus ma ka soovitan seda lihastunnet rohkem tekitada, on mingid väiksemad lihased nagu biitseps, triitseps, õlad, et siin aitab see siuke sisemine fookus, see lihastunne, sest need vajavadki natuke paremat seda signaali. Et tänu sellele siis töötavad rohkem lihaskjud ja mida rohkem kjud töötavad, seda parem kasv. Ja mida ma ka soovitan, et lihtsalt, et ka soojenduseks teha siis kergema raskusega, et just nagu anda märku sellele lihasele, et jõu, me nüüd hakkame tööle. Et siis sa justkui äratate üles. Et mingi aeg ma tegin väga tublisti ühe seeria kergema raskusega, et justkui soojaks teha, et aktiveerida seda lihast. Et seda ma ka nagu soovitan, et seal ka võib-olla tekib rohkem selline põlemistunne, aga jällegi, kui me räägime sellest soojenduse eesmärgil, siis ei ole mõistlik ennast nii ära väsitada, sest muidu sul ei ole jõudu päris tööseeriate jaoks. Vot, ja siis ma tahan korra peatuda ka veel ühel teisel teemal. Mis selles mõttes ka natuke seostub selle teemaga, et kelle jaoks on see lihaspõlemine, kes lihtsalt nagu keskendub sellele nagu töötavale lihasele ja läbi selle justkui tekib see lihaspõlemine, et see on ka tegelikult väga hea asi. Et seda ma ka küll soovitan, eriti algajatel,
et tunnetada paremini seda lihast, on see, et sa päriselt, see on see, mis räägitakse mind-muscle connection, on ju. See ei ole jällegi, see ei ole vajalik, aga see võib aidata. Et see aitab saata aiu siis tugevama närvisignaali ja siis läbi selle kasutad rohkem neid lihaskiusid. Ja vot. Sellest me juba siin rääkisime. Ja, et ühesõnaga, võib-olla ma korra võtan veel seda teemat kokku, et just kui ma enne rääkisin, et on see lühendatud asend ja pikendatud asend, on ju, et me tihtipeale selles lühendatud asendis tunneme lihast rohkem, aga see võib olla ebasoodne mehaaniline asend siis. Ehk siis, et justkui nagu treenid seda lihast, sest sa tunned, et ma nagu täiega kasutan seda lihast, aga ei nõustub muide. Aga see ei pruugi olla siis biomehaaniliselt kõige kasumlikum asend. Vot. Aga võtame siis korra kokku seda, et võib-olla see oli nagu, ma loodan, et see ei olnud nagu liiga tehniline su jaoks, et ma proovin siin korra siis lühidalt võtta kokku, et kuidas siis võiks treenida targalt, et mitte tekitada keemilist väsimust, vaid mehaanilist väsimust. Ehk siis kõige mõistlikum on teha 8-12 kordust või 6-12. Mina näiteks teen üldiselt 6-8 kordust. Ehk siis 6-12 kordust, et see on kõige nagu mõistlikum, sest seal sa ei väsita seda lihast keemiliselt liiga ära ja see ei võta ka liiga palju aega, et kui sa teed juba sellest rohkem kordusi, siis pigem ütleksin, et su fookus ei ole niivõrd lihaskas, vaid pigem vastupidavus, mis on ka täiesti okei. Jällegi, sõltub sellest, et mis on sinu eesmärk. Siis jällegi 2-4 tööseeriat, mitte rohkem, sest jällegi sa väsitad ennast ära, et kui mõistlik on seal 5 või 6 seeriat teha, et sa oled nagu väsinud. Siis 3. punkt on see oluline, et sa päriselt teeksid harjutusi until failure või sellele lähedale. Ehk siis, et sa tunned päriselt, et need viimased 1, 2, 3 kordust süksed, et sa nagu surud lihtsalt ja no ei jaksa, aga sa ikkagi surud läbi. Et see on see, kus sa päriselt jõuad selle punktini, et sa enam ei jõua. Ja vahepeal ongi näiteks mul endal ka näiteks mingi õlapressi või niimoodi ja saad aru, ma tean, et ma jõuan seda nagu tõsta ja saad aru, mul viimane, mis nüüd on, mitte seeria, vaid kordus, lähebki üli aeglaselt, sest ma lihtsalt surun ja ma jõuan. Ja täpselt nii sa peaksid ka tegema, sest tegelikult me jõuame. Et kui sa võtad ennast kokku ja fokusseerid kogu oma energia, siis sa tegelikult jõuad seda ühte veel teha. Siis pausid, puhka. Minu käest mu kliendid ka kogu aeg küsivad, palju ma peaksin seeriate vahel puhkama. Siis mõtlen, puhka täpselt nii palju, kui sa ise tunned, et sul on vaja. Sest sul ei ole mõistlik see, et väsinuna teha nagu järgmist seeriat, sest sa ei saa sealt maksimumi välja. Et pigem puhka rohkem, muidugi mitte 10 minutit seeriate vahel, aga julgelt 3, 4, 5 minutit, kui on mingi Rumeenia jõutõmme, kus sa päris panid mingi maksimumi ja sa tunned, et esiteks keha vajab puhkust ja vaim vajab puhkust. Et siis, kui sa tunned, et jah, nüüd ma olen valmis uud seeriat tegema, siis me teeme. Siis mõtle selle peale, et sul oleks ka venitusasendisharjutused nagu Rumeenia jõutõmme, mingid küki variandid ja sellised asjad. Siis jällegi progressioon, areng, raskused peavad tõusma selleks, et lihas kasvaks. Kui sa jääd kogu aeg sama raskuse peale, siis on midagi valesti. Ja kasuta seda lihastunnetust ja mind-muscle connection ja seda põlemistunnet. See on lihtsalt väga hea boonus. Mõtle nagu selliselt, et see on tore, kui see on, aga kui seda ei ole, mitte midagi ei ole ka valesti. Et ausalt ka.
käsi südamel, ma võin seda öelda, ma olen 1,5 aastat väga teadlikult teinud trenni ja usu mind, sul ei ole seda vaja. Ma olen 1,5 aasta jooksul, mu lihased on niimoodi lihtsalt kasvanud ja sul ei ole seda vaja. Ehk siis kokkuvõte ongi see, et see lihaspõlemine, see on tore, aga see ei ole vajalik. Kui seda ei ole hullu. Kui sa mõtled, et jah, et sa käidki ainult sellepärast trennis, on ju, et tekib see mõnus lihastunne, on ju, siis mõtesta enda trenne natuke ümber. Mõtle, kas sa päriselt ka pingutad, kas sa tunned nagu seda mehaanilist väsimust või sa tunned, et sa lihtsalt väsitad ennast ära. Vot, ehk siis mõtlen, kas mul on veel midagi tarka öelda. Ma arvan, et see ongi vist kõik. Ehk siis mõtlegi selle peale, et mõtle enda trenne natuke läbi, mis harjutusi sa seal teed, palju sa seal kordusi teed, kas see on päriselt mõistlik teha nii palju kordusi, äkki on mõistlikum suuremat raskust tõsta ja seest teha vähem kordusi, et siis lihas kasvab rohkem. Sest usu mind, ega see lihas ka nagu üleöö ei kasva. See ei toimu ka niimoodi. Usu mind, oleks nii, oi kui tore elu oleks kõigil, kui sa just mingi, ma ei tea, steroide ei tee. Muide, andke mulle teada, mind nagu, ma olen täiega nagu steroidide vastu, või mitte täiega, ma mõistan, miks steroide võetakse ja miks seda tehakse. Ma 100% mõistan seda, aga mina ise never ever ei teeks. Siis mina tahan veel lapsi saada. Võib-olla siis, kui ma olen mingi paar last ära sünnitanud, et siis võib mõelda selle peale, kui ma mingi uuesti tahan lavale minna. Aga öelge mulle, kas te tahaksite mingit podcasti episoodiga steroidide teemal, sest mind ennast nagu täiega huvitab see. Ma olen paar nagu podcasti sel teemal kuulanud. Ma kindlasti ei ole professionaal sellel teemal, aga mind lihtsalt huvitab nagu, sest selle kohta on ka nii palju mingid müüte ja asju, et jah, täiega nagu põnev teema minu arust. Ühesõnaga, andke seda mulle ka märku ja ma arvan, et tänaseks lõpetamegi ära. Et ma loodan, et sa said siit väärtust, et me saime selle ühe suure müüdi, mis siin trennimaastikul on väga levinud, ehk et me saime selle nagu purustatud. Ma loodan, et sa said siit väärtust ja uusi teadmisi ja kui sa seda said, siis ole hea, jaga seda ühe sõbrannaga nagu ikka. Tagi mind Instagrami stories, kommenteeri siin Spotify's, YouTube'is, aita sellel podcasti episoodil kaugemale jõuda, sest usu mind nagu päriselt ka nagu, teate, ma täiega nagu tahan seda väärtust pakkuda ja mulle tohutult meeldib see ja ma usun nagu sellesse väga, et nagu mul ei ole raske otseselt seda podcasti teha ja mul on jumala fine siin kõiki neid teadmisi tasuta ära anda, sest minu südame eesmärk on päriselt ka nagu harida inimesi. Sest nagu ma enda klientide pealt lihtsalt vahepeal näen, et nagu täpselt, et nii kurb on tegelikult, kui vähe inimesed on teadlikud ja see ongi see, et koolis ju ei õpetata siukseid asju. Koolis peaks õpetama mingit toitumisasja, reaalselt, seal on küll see mingi kokandusõpetus või mis iganes tüdrukutel on ju. Ma ei tea, ma ei saa aru, miks poistel seda ei ole, neil oleks palju rohkem seda vaja, on ju. Aga nagu seal ei õpetata absoluutselt seda, nagu, mis on päriselt oluline. Ja ma tahangi läbi selle podcasti lihtsalt jagada neid teadmisi, et me õpiksime. Ma ise õpin ka tohutu palju, sest ma teen ju iga kord nagu researchi nende teemade kohta ja ma nagu nii tänulik, et mul on see võimalus olla nagu see nii-öelda filter või nagu see, et sina ei pea tegema kogu seda teadusuuringut ja uurimistööd, vaid mina lihtsalt saan sulle selle edasi anda. Ja jah, muidugi läheb sinna aega peale, aga esiteks mul tohutult meeldib ja ma näen lihtsalt nii palju väärtust sellest. Ja ainuke see asjana, mida sa saab mulle justkui tagasi anda, ongi see, kui sa jagad seda kellegagi.
et see on väike asi sinu jaoks, aga minu jaoks see on nagu tohutult suur asi ja uskuge mind selles nii-öelda kogu selles sotsiaalmeedia ja infomüras, mis meil siin maailmas toimub, ei ole lihtne läbi lüüa. Aga kuna ma tean, et ma teen asju siiralt ja kogu südamest, ma tean, et ma kunagi jõuan sinna, et ka mina olen nagu suurem kõneisik siin Eestis, kes räägib tervise, toitumise ja trenni teemadel. Et kui sa tahad olla osa sellest ja mind aidata, siis ole hea jaga seda kellegagi. Aitäh sulle ja täiega armastan sind ja hoian sind ja hoia iseennast ka ja saame koos tugevamaks. Aitäh sulle, tšau!